meil olidki ettevõtlikud inimesed koos, koostöö sujus ideaalselt selles suhtes, et ütleme isegi siis, kui minul olid vahepeal raskemad ajad, olid just see, et kooli tulek oli see keskkonnavahetus, see oli see kõige parem osa tegelikult. Võid erinevateks juhtideks, oled sa personalijuht, turundusjuht, kõik need ametid peale seda eriala oled sa targem, sa saad kandideerida tegelikult. Ettevõtet sa ei näegi ainult, kui on selline üks OÜ või AS, aga sa saadki aru, kuidas see toimib, mida see juhataja teeb, mida see omanik teeb, mida see raamatupidaja teeb. Neid teaduslikult tekste kirjutada, valemeid, see võtti, pani ikkagi mõtlema, tegema. Ma läinud nii-öelda, kui ma jälle midagi ei osanud, ma küsisin kursakaaslastelt või küsisin õppejõult, et kõik see lahendatud. Tere! Kui sa seda videot vaatad, siis ilmselt on sul juba lahtisel brauseri aknal avatud lehekülg sisseastumine. Ja sa mõtled oma peas, et kas ma olen hulluks läinud. Võib-olla sul on töö, võib-olla sul on pere, võib-olla isegi koer ja aed ja sa mõtled, et kuhu see kõik veel mahub. Või oled sa hoopis selles eluetapis, kus sa valid alles oma teed, et mis see siis minu õige karjäärivalik oleks ja kuhu suunda edasi minna. Ma usun, et ma tean, mida sa tunned. Minu nimi on Daniela Kond, olen ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava programmijuht, selle eriala vilistlane ning olen siin täna koos vilistlase Ingridiga ja praegu päevaõppes õppiva Chris Gregoriga. Aga alustame siis kõige ausamast kohast, et öelge nüüd ausalt, mitu korda te esimesel semestril mõtlesite, et nüüd on kõik, ma panen selle arvuti kinni, ma enam siia tagasi ei tule? No alguses olid ikka küll mõtted, et kuhu ma küll sattusin. Et selles mõttes, et selle aja leidmine oligi see töö, pere ja kodu ja kõige muu tegemiste kõrval oli keeruline, aga ma võtsin päev korraga ja kõik hakkas sujuma ja tekkis kursusekaaslaste toetus, koolitoetus, töökohalt ja tegelikult hirmud olid suuremad kui reaalsus. Ma programmijuhina kuulen ka seda aeg-ajalt, et öeldakse, et ma olen liiga vana, et kas mul ikka tasub siia tulla, et kuidas sina tundsid? No, ütleme niiviisi, et ikka see oli üks suurimaid hirm, raudselt ma olen kõige vanem. Ja teine oli see, et kuna mul oli koolil 17 aastat vahet, ma ei osanud arvata, kuidas see ülikoolis hakkab minema, kas mu teadmised piisavad, aga see programmi õppekava oli ikkagi niiviisi juba pandud, et ma sain sammu haavalt ikkagi lõpuni mindud, et selles mõttes, et ei pea keegi kartma seda, et vastupidi, ma olin vanuselt keskmine, et meil oli palju vanemaid ja see vanusevahede, ütleme see, noored ja vanad vastupidi see rikastas, et väga äge kogemus oli. Aga kuidas sinul keskega on? Ja, sul on natuke teine samas ma ei ole ka otse tegelikult nagu gümnaasiumi pingi pealt kohe siia tulnud, et ma olen ise 25, ma ei ole ka kõige nüüd noorem enda kursusekaaslastest, ja olen tegelikult ka kahes teises ülikoolis enne veel seda Pärnut käinud, et otsisin nii-öelda pikalt enda teed, aga näed, siin ma täna olen. Et hirm selles mõttes oli kindlasti alguses või iga uus asi tekitab natukene hirmu, eks ole, et aga vaata, kui sa tead, et see on sinu kutsumus, sa tead tegelikult ka, et sa nagu selles valdkonnas, kas sa oled ettevõtja või oled sa mingisuguse taseme juht, nagu sa peale seda kooli saad olla tegelikult, eks. Et see nagu alandab seda hirmu tegelikult. Et ta ei tee nagu paisata seda nii suureks. Kui me nüüd võtame, et kuidas siis tegelikult oli, et teil olid igasugused finantsained ja te pidite natukene teaduslikumalt kirjutama hakkama, et see oli üksjagu sellist ajugümnastikat või kuidas see etapp ületatud sai? Sai ületatud, siin ma olen. Aga oli ikkagi alguses ikkagi neid teaduslikult tekste kirjutada, valemeid, see võtti, pani ikkagi mõtlema, tegema. Aga kõik sujus selles mõttes, et ei pidanud nagu kartma, et ütleme, ma ei ole matemaatiline geenius, ma olen pigem matemaatikas olen ma nõrgem, aga ma läinud nii-öelda, kui ma jälle midagi ei osanud, ma küsisin kursakaaslastelt või küsisin õppejõult, et kõik see lahendatud selles suhtes, et ei ole nagu selles muretsemiseks nagu põhjust. Hätta ei jää isegi siis, kui on pikk vahe tekkinud. Jah, täpselt, et selles mõttes see toetus tegelikult on olemas. Julge küsida. Aga kuidas sina tunned? Sul ei ole nii palju möödas nüüd? Ja, no eks ta oli kindlasti vähe teissugune.
aga no nagu öeldakse, et inimene harjub kõigega, eks ju. Et ta vajab natukene harjumist küll jah, aga iseenesest need keskkond siin Pärnus, see Moodle, mis meil on Öis, kõik need on nii toetavad, et ta ei ole midagi nagu rasket, ma ütleks küll. Sa juba mainisid Õisi ja Moodlet, mis on siis sellised õpikeskkonnad ja õppeinfosüsteemid, et kui sulle tuli see kergelt, siis Ingrid, kas pidi IT-geenius olema või said nagu sujuvalt sellega hakkama? Ei, selles mõttes, et programmide koha pealt seal ei pidanud olema, et pigem oligi see, et võib-olla need õpikeskkonnad oli, ma ei olnud näiteks Drive'i kasutanud enne, ma ei olnud jaganud faile, et pigem ütleme see, kuidas tänapäeval õpitakse, oli minu jaoks uus. Et kuidas nagu Excelit võib rohkem kasutada, et igapäevased need, aga Moodle'il olenes väga palju õppejõust, kuidas ta üles ehitas selle, aga kõik oli selles mõttes leitav ja selles mõttes seal ei olnud nagu midagi väga keerulist. Me kõik tänapäeval kasutame, näiteks olgu ta mingisuguse mobiilvõrgu iseteenindus või olgu ta pank. Need kõik, ütleme nii, et ta on suhteliselt sarnane tegelikult. Eesti riik on niikuinii selline IT-riik, et iga noor, ma arvan, saab sellega hakkama, et see ei ole midagi keerulist. No nii nagu me kuulsime, siis ka natukene juba kogenum inimene saab hakkama, et ei pea olema noor ja IT-geenius selle jaoks. Aga sa tõid juba välja, et erinevaid lahendusi kasutati, Excelit, Drive'id. Kui sa ei ole veel nagu tükk aega kasutanud, võib-olla alles nuusutadki esimest korda neid, meil kõigil on 24 tundi, kuidas te ajaliselt välja tulite? Kui teil on muud tegemised, huvid, sport ja lapsed? No see oli keeruline vahepeal, aga minu puhul oligi see päev korraga, ma teadsin enam tähtaegu, ma teadsin asju, et võib-olla tegelikult kooliga oli kõik, selles mõttes oli kõik hästi, et pigem see eraelu asjad hakkasid pigem sisse sõitma, niiviisi, aga lihtsalt panidki need prioriteedid paika, et nüüd sel päeval tegelen sellega, teisel päeval sellega, et planeerimisoskus tekkis. Nüüd ennem end, et väga palju oskusi tuli juurde, millega ma ennem ei olnud kokku puutunud, et pigem on need lõppkokkuvõttes positiivses plaanis. Kes vaatab minuga, siis saavad samastuda need inimesed, kellel veel pere ei ole, eks ju, lapsi veel ei ole, aga ütleme nii, et mingisuguse rutiini sa nagu pead endale paika siiski panema, eks ju. Et olgu siis need tähtajad, ma pigem ütleks, et kui sa ei lase nendel nagu kuhjuda, siis see ei tekitagi stressi sulle, et pigem sa nagu planeeri neid juba enne ära, et muidu see võib küll nagu raskeks minna sulle. Et siis pigem see koolis käimine õpetas teid ka paremini oma aega juhtima. Jah, kindlasti. Täiendavaid oskusi. Prioriteete seadma. Et aga teil ei olnud ju ainult õppimine, et praktika oli ka üks osa sellest, või sinul on praegu üks osa õppimisest, et kindlasti see tekitab vaatajates ka küsimusi, et kuidas see praktika siis läbida üldse? No minul oli see, mina väga põdesin seda, et kuidas ma nüüd ma pean tööl käima ja kuidas ma seda praktikat teen, aga kuna minu ametikoht ja kooli praktikat sobitusid ideaalselt ja tegelikult annab neid sobitada igas näiteks projektijuhtimise praktikas, mis iganes, sa saad alati mingi projekti läbi viia töökohal või mingi muu, et hirm oli suurem, aga tegelikult oligi see, ma sain oma ametikohal kõik need ära tehtud, sain tegelikult lihtsalt lisaülesandeid, sain oma organisatsiooni sees rääkida inimestega, kas turundusvaldkonnas või mingi muud, kellega ma varem polnud kokku puutunud ja pigem oli see äge kogemus selles mõttes, et see kirjutamine, selle praktikaruanne kirjutamine, et see oli nagu selles mõttes, sa pidid kirjutama asjast nagu enda arust sa nagu tead oma ettevõtet ja siis hakkad teisest küljest vaatama, see andis nagu selle põhjalikuma oskuse vaadata ettevõtteid, et see oli positiivne pigem, et praktikat ei tasuks karta. Vaata jah, meil on see esimene praktika on tutvumispraktika, eks. No ma ütlen ausalt, et enda vaates, kuidas minu mõttekäik oli ja ka enamustel ma tean, et sirvin, et ikkagi tutvused läbi, eks ju, et tutvus on nagu elu alus. Okei, kuidas kellegile, aga kui selle praktikaga üldse nagu, ta tuleb niikuinii sul, eks, aga hakka sellega, ma ütleks isegi, et
nagu varem tegelema. Sest et minu puhul oligi nii, et ma jäin natukene hilja peale ja siis ma ei arvestanud nagu ühe riskiga, et vaata, mõtle need riskid ka läbi, et kui sa ei saa, on sul nagu võiks olla mingisugune variant B või variant C. Minu puhul oligi nii, et ma ei saanud, tuli välja, et ma ei saanud. Aga ma pidin nagu kohe tegelikult esitama enda selle koha, et teada andma nagu õppejõule, et mis mu see koht on. Ja vaat siis läks keeruliseks, siis ma võtsingi selle enda variant B ja läksin üldse pereettevõttesse tegema seda tutvumispraktikat. Aga toimis ka pereettevõttes? Ja, kellel on see võimalus, väga hea, et soovitan muidugi see silmaringi poolelt, kui sa lähed kuskile mujale selles mõttes, siis on kindlasti nagu parem. Et võib-olla sa oled nagu pereettevõttega, sa oled rohkem kursis, vaata. Et kui sa lähed kuskile mujale, on nagu see süsteem on vähe teissugune. Sa tõid selle pereettevõtte juba siia lauale, et ma küsiksin sellise küsimuse, et nüüd tuled siia õppekavale õppima, tegelikult on justkui nagu 2 suunda, projektijuhtimine, ettevõtlus, et kas sa peaksid tegema oma ettevõtte või sul peaks juba olema see oma ettevõtte? Kuidas teile tundub? Et ilmselt see on mõne jaoks ka hirm, et nüüd ma pean ettevõtjaks hakkama. Ei pea. Mina näiteks rakendan neid teadmisi oma ametikohal väga hästi. Ehk selles mõttes, ütleme, pigem on minu nagu mõte üldse projektijuhtimise poole peal ikkagi liikuda, et see kuidagi mulle rohkem sobib, aga samas mõtlen ka ikkagi ettevõtte koha pealt, aga siin on selle koha pealt, ma arvan, et need teadmised on nagu mõlemad toetavad üksteist, et igal pool saab rakendada. Ja selles tõesti neid variante on mitu. Näiteks projektijuhtimise koha pealt meil oli üks õppejõud, et tema ütleski meile otse ära, et ta õppis ise ka seda eriala, et ta tegi sellise ettevõtte endale, et ta koostabki projekte nagu teistele ettevõtetele. See on juba üks variant. Teine variant on muidugi, et sa teed midagi enda ettevõtet. Kui me nüüd nagu selle kokku võtame, siis tegelikult see valikute võimalus peale eriala lõpetamist on sul palju laiem, kui see võib-olla alguses sellest pealkirjast välja paistab. Ja meil oli ka väga palju ettevõtjaid ju meie kursusel, et selles mõttes, et tulid ka nemad ja nemad täiendasid oma teadmisi ja nad olid väga rahul. Et väga paljud läksid ka edasi õppima veel ja nad said oma selle õppimispisiku kätte. Samamoodi, sa võid erinevateks juhtideks, oled sa personalijuht, turundusjuht, kõik need ametid peale seda eriala oled sa targem, sa saad sinna nagu kandideerida tegelikult. Rohkem panustada, et see aitab. On teil võib-olla mõni näide, konkreetne näide oma õpingute ajast välja tuua, et mida te saite kohe näiteks praktikasse? Sina, Ingrid, kindlasti oskad mulle näidet tuua, et ma ei tea, võib-olla. Aga ma tegelikult lisaks, näiteks oli lisaaine, et meil oli see veebilehe tegemine ja täna ma nokitsegi veebilehe kallal tuttavale, nõustangi turundusalal või niiviisi, ütleme, et pigem, kuna ma ise olen loomeinimene rohkem, et ma ei ole nii ettevõtja või nii võib-olla ratsionalist on ja siis minu jaoks olid need lisaained ka suur boonus, mis nagu näitasid asju, mida ma elus peaks arvanud, et mulle meeldiks, sest ma olin arvuti kauge. Ja täna ma teen veebilehte, arendan. See on juba väga suur samm. Et jah, nagu õppeaine osa pealt mul tuleb kohe meelde, tegelikult on selline aine, ta võib täitsa teise nimega olla, aga meil oli ta tabelitööstus või töötlus. Ja seal siis me vaatasime täpsemalt sellist programmi nagu Excel, eks. Ja see pani küll teise pilguga vaatama, et ma mõtlesin, et Excelis saad lihtsalt, on väiksed kastikesed, eks ju, kuhu sa saad kirjutada, mõnda kohta saad paar nime, sinna taha paned ka mingisuguse numbri, eks ju, siis sa saad need liita omavahel kokku. Ei, tegelikult see on nagu päris suur süsteem ja sealt tegelikult sellest ainest ma pereettevõttel aitasingi koostada sellise valemisüsteemi ehk siis raporti nagu, et mis saab siis esitada sinna raamatupidajale, et kus on igast need kilometraažid ja erinevad nii-öelda need infod nagu sees. Et tänu sellele ainele siis, tänu selle koolile. Te saite nagu erinevatest ainetest väga palju tuge, aga mõni selline moment oli ka, mis pani nagu kohe nipsust teistmoodi vaatama asjadele. Oligi ettevõtlust ennast ma hakkasin teistmoodi vaatama, et pigem on nagu see, et täna
see on täiesti normaalne võrreldes sellega, kuna algselt ta tundus minu jaoks selline arusaamatu, aga jah, selline. Meil oli küll ühes aines oli niimoodi, et me tegime läbi tegelikult kliendi teekonna, eks ju. Et ma vist ise ei olegi nagu sellise pilguga mõelnud. Ehtne näide on see, et kuidas ratastoolis inimesed näiteks saavad ettevõtet külastada hoopis ja siis hakkadki mõtlema, aga sinna ei pääsegi ligi, et nad ei saagi sinna tulla. Et sellele peab ka näiteks ühe, ma ei tea, kohviku omanik mõtlema tegelikult või restorani omanik. Ingrid, korra mainisid seda, et teil oli hästi palju erinevaid inimesi kursusel. Kui oluline see üldse on? See oligi meie pärl. Et sellest räägitakse üsna vähe minu arust, et kui suur väärtus on nendel kontaktidel. Tegelikult osad meil kursakaased tulidki selle et kontaktide pärast. Nendel eesmärk oligi see. Mina ei osanud oodata kontakte, ütleme niiviisi. Pigem ma mõtlesin, ma tulen oma ette õpin ja olen, aga reaalsus oli see, et ma olin ka üks kursusaktivistest. Meil olid iga aasta jõulupeod, meil olid suvepäevad, meil olid talvepäevad. Suvepäevad tavaliselt mina organiseerisin siis ja me tegime enne eksamit tegime ühiseid istumisi, kus me tegime, ma tegin kahvute. Siis need, kes meiega kohal ei saanud olla füüsiliselt, need siis tegid läbi videovahenduse. Et meil olidki ettevõtlikud inimesed koos ja see koostöö sujus ideaalselt selles suhtes, et ja see, ütleme isegi siis, kui minul olid vahepeal raskemad ajad, olid just see, et kooli tulek oli see keskkonnavahetus, see oli see kõige parem osa tegelikult. Et see väide või see ütlus, et ülikoolis saadakse sõbrad kogu eluks ja siis sinu puhul vähemalt peab paika. Ja päris, mõned on mul südamesõbrad nagu täiesti, et nagu see hästi ägedad inimesed olid koos. Ma võin ka öelda seda, et ole valmis, kindlasti tekivad sul omad grupid, tekivad sul omad sõprade ringid uued, sõprade kaaslased, samamoodi sealt sa saad tutvusi, iga inimene on omamoodi erinev, omamoodi taustaga, see on hea, see avardabki sinu silmaringi, see on võib-olla, kus sa tead täna tulevikus on see isegi kasuks sulle tegelikult, et samamoodi meil oli ka tudengi elu, kui sellest nüüd rääkida natukene, eks ju, et tegelikult see palju oleneb ka sellest, kui palju kursuse ette võtab. Et ongi, üks variant on juba see üliõpilasesindus, kus mina ka olin, tegime erinevaid üritusi, mis olid väga lahedad, siiamaani meeles. Ma arvan, et kogu eluks, mida saab tagantjärgi siis vaadata ja kas pisardada või siis naerda kodus, eks ju. Et samamoodi näiteks oli jõulugaala, eks ju, kus me olime siin samas raamatukogus, istusime, pidulikult olid ka, direktor oli isegi, Kari Raagma oli ja mis veel siis eelmine aasta oli time out selline, ongi enne suve istusime, grillisime ja erinevad üritusi, et olenebki nii palju, kui sina ise tahad selle lõbusaks teha, sa saad tegelikult seda ise kujundada. Sul on selles mõttes natukene nagu vabad käed antud. Minegi liitu selle üliõpilasesindusega, mine korralda midagi, võta punt kokku, minge kuskile, ma ei tea, matkale või variant on. Et sa saad oma üliõpilaselus juba seda teadmist ära kasutada, siis et projekte juhtida. No jah, ongi. Räägiks sellest valusast teemast ka, et Kris Gregor, sind see väga palju ei puuduta, nii palju kui Ingridit, et see raha, et sessioonõpe on tasuline õpe, et kuidas sul tundub see investeering ise endasse, tasus ennast ära? Kindlasti. Jah, ma pidin küll mõned korrad ka õppelaenu võtma samamoodi, aga kindlasti tasus, et need kogemused, teadmised, inimesed on seda väärt. Selles mõttes, et kes iganes veel võib-olla mõtleb selle koha pealt, kindlasti tasub. Et see, kui tahtis, alati leiab selle raha ka. Et saab alati õppelaenu teha, võtta nagu mina aegalt pidi mõtlema. Et, jah. No, teie kursus oli muidugi legendaarne ka oma kokkuhoiduse ja tegutsemise poolest, et hea, et on Montliberiaid teie kursuse näol ka. Kui me natukene räägime logistikast ja majutusest, et sina ei ole kohalik. Kas sina oled kohalik? Ei,
ma ei olegi. kuidas see Pärnu siis on, et kas siin on lihtne majutust leida või kuidas te üldse majutasite, võtsite korteri, olite hotellis? No minu puhul tegelikult oli asi lihtne, nagu naela pihta löödud, ma ütlen niimoodi laksi tehtud, sest et selline võimalus on nagu Rannastaadion on meil siin Pärnus, ta on natukene eemal siit, jala tuled mingi 15 mintse ja minu arust päris soodne variant, et sul on enda tuba, kõik asjad on olemas, saad pesta, igast asju teha. Et see on üks, no muidugi saad ka kellegiga koos, meil mõned kursuskaaslased võtavad korteri, eks ju, et seal võib olla mõnikümmend euro on nagu ta kallim, aga kuidas keegi, jah. Aga nagu majutatud saad, ütleme nii, et ei pea päris, kui sa tuled sealt Tartust või Tallinnast, et pead iga päev siis käima koolis siis autoga või bussiga või. Mina kasutasin peamiselt jahtklubi, et Pärnu kolledžil on ju siin läheduses majutuste kokkulepped, saab oma hinnaga, väga mõistlikud hinnad olid ja mina tulin alati päev varem, sest et ma valisin alati bussiga tulema, sest ma saan samal ajal arvutiga teha koolitöid näiteks on ju, et see on jälle see prioriteetide seadmine, et selles mõttes leida see aega. Ja meil oligi lõpuks, me broneerisimegi, me teadsin konstitutsiooni ajad, me broneerisime ette need majutused ära ja siis meil olid juba toad ka ära valitud keskus, et me olime kõik kambaga kõik järjest niiviisi, et põhimõtteliselt meie kursus oli terve selle majutuse ära broneerinud. Et ja, see õhtuti jälle istuda jälle arutada kooli asju, et meil oli hästi selles mõttes selline eesmärkidele suunatud keskkond, ütleme see kursuse poolt. Et ei ole seal midagi majutuse koha pealt midagi keerulist ja oli ka selliseid, kus unustasid vaadata, siis vaatasid kähku, kus saab ja kirjutasid igale poole, alati sai. Et ei ole see nii hull midagi, et Pärnu on kurortlinn ja siia justkui teised ei mahuks, et Pärnu võttis siis teid soojalt vastavusele. Ja selles mõttes mina näiteks armusin Pärnusse selle koha pealt, et mulle nii meeldib Pärnu ja kui mõnus ta on ja majutusega kindlasti siin probleeme selles mõttes ei ole. Milline see õppetöö siis välja nägi? Mida te seal loengutes tegite üldse? Väga palju grupitöid. Et hästi palju, et kuna minul tuli siis nii-öelda nullteadmistega suur mitmeid aastaid vahet sellel, kus ma viimati koolis käisin, siis just need augud aitis ka täita just kursakaaslased, kellel meil olidki tiimides, me teadsime täpselt lõpuks, et mis tugevused kellelgi on, me oskasime neid rakendada, et me saimegi kõike koos teha. Et ja õppetöö koha pealt mul otseselt niiviisi näiteid ei tule meelde, aga fakt on see, et ma olen osanud kõik selle rakendada oma päristöösse. Täna ärikliendi nõustajana ma oskan rääkida ettevõttel finantseerimisest, erinevate makselahendused, makseterminalid, e-kaubandusplatvormidest, finantseerimise koha pealt ka samamoodi ma võin vaadates ettevõtte finantse, ma oskan nii-öelda hinnangu anda, et muidugi otsustab haldur lõpuks on ju, aga ikkagi minu nii-öelda need teadmised on rakendust leidnud sellest. Et ei tasuks siis nagu grupitöid karta, et pigem sina tood välja selle, et see toetab kuidagi seda õppimist. Jah, just. Et grupitöös ongi ju, et pandakse paika alguses, kes mida teeb ja tegelikult see ju tegelikult pärast kontrollitakse ja sa õpidki teisi inimesi tundma. Meil kujunes küll välja oma grupp või kuigi 4 aastat pikk aeg, siis lõpuks ma tegin ka teistega koostööd ikka vahepeal on ja mul alati vedas gruppidega nagu meil sujus alati koostöö ideaalselt. Et see väga ägedad inimesed olid meil koos. Ja grupitöid tõesti on palju, aga see on pigem selline positiivne aspekt, sest et niikuinii, kui sa lähed edasi, oled sa kas projektijuht, oled sa ettevõtja, oled sa mingisuguse taseme juht, sul on nii, tegelikult on sul üks grupp niikuinii, projektis on oma meeskond, see kõik see toetab need grupitööd tegelikult, mida me siin koolis praegu teeme, oled sa ettevõtja, sul on enda meeskond, oled sa turundusjuht, sul on enda meeskond, ja nii edasi, et aga sellised täpsemad näited, näiteks me koostame äriplaani, genereerime ise ideid, milline võiks olla see tuleviku ettevõtte näiteks, mis loodetavasti toob kasumit sisse ka. Ja näiteks ka nii palju, et selline aine on ka meil nagu õiguse alused, et tegelikult siis sa saadki sealt lähemalt tutvuda sellega, mis on üldse see õigusruum nagu Eestis,
et näiteks millised on erinevad need lepingud, et sa ei saaks tüssata kas enda ettevõtmisega või isiklikult, ongi, et sa ei kingiks niisama mingisugust, no kas või mingit maja kellegile, mida sa pärast tagasi ei saa, et see on kõik nagu suureks plussiks ja samamoodi finantspoole pealt ka, no see läheb ikka ka päris süvitsi, et või ongi kas või selline aine nagu juhtimisarvestus on meil, et seal sa nagu õpid kõike seda raamatupidamisdokumente, kõigepealt sa teed need kõik ise läbi, põhimõtteliselt sa saad vaadata ka seda, noh, kui sa oled ettevõtja näiteks, et sul on oma raamatupidaja küll, aga üks ettevõtja ju peab tegelikult seda dokumendist ise ka aru saama, eks ju. Ma ei tea, kui palju täna on nii palju seda, et raamatupidaja paneb mingit raha kõrvale, aga et seda ei juhtuks, siis ongi siin koolis sa seda õpid kõike. Et jah, sellised näited näiteks. Kui ma teid kuulan, siis mulle tundub, et see on hästi praktiline eriala, et läbi sellise praktilisuse õpetatakse seda teooriat teile. Kui me nüüd räägime kandideerimisest, et kuidas te siia kooli üldse jõudsite, siis kui keeruline see oli? Et millised need eksamid olid, kas see läks valutult? No mina avastasin suht viimasel hetkel selle, et siin on selline võimalus kandideerida ja noh, mis mõttes viimasel hetkel, mul läks 2 nädalat motivatsioonikiri kirja panna, sest ma polnud harjunud kirjutama. Aga ma sain hakkama, ma sain ikkagi läbi. See kandideerimise sai siis, et see oli ka uus keskkond tollel ajal, aga läks valutult, et eks ma kandideerisin, pärast vaatasin, kuidas seal tulemused on, oli põnev, aga läks hästi ju, siin ma olen. Nüüdseks läbi see teekond 4 aastat. Et sessioonõppel on motivatsioonikiri, see paneb sind natuke iseendasse vaatama. Ja see, et oli ainult, kuna mul endas usku ei olnud, siis see, et see oli ainult motivatsioonikiri, see oli minu jaoks nii oluline, sest et kuna nii suur vahe oli koolidel, siis kui ma peaksin uuesti mingi eksamit tegema, siis tollel momendil ma oleks loobunud, kui oleks mingi eksam veel kuskil veel olnud. Aga kirja kirjutamine oli, selles mõttes see oli nagu jõukohane. Et päevaõppel on nüüd eksam vaja teha, et nendel motivatsioonikirja ei ole. Ja see erilakatse, eks ju nii-öelda. Ja. Katse, ma ütlen juba ette ära, et mina ise olen tavaline keskmine koolijutt, olin gümnaasiumi ajal, ma ei tea, tund või 2 või palju ta oli, ma isegi mäleta, see aeg läks nagu nii kiiresti, aga siin koolis see toimub jah, seal on inglise keel, eesti keel, matemaatiliselt on midagi ja kõik sellised tavapärased mingisugused harjutused ja mingid käänamised ja inglise keeles ka mingisugused harjutused, et teed need ära, siis seal tekib pingerida ja siis saad juba teada, et oledki sees ja siis läheb juba andmiseks. Aga millised tugevused te välja tooksite, mis te siit koolist õpingute jooksul saite? Minul tugevuseks, minu oskus, mida meil ennem on suurte mahukate struktureeritud materjalide koostamine. Ma suudan kõik loetelus asjad punkti haavalt kõik selgeks detailidena teha. Et seda ma rakendan ka täna oma töökohal, et see on nagu asi, mida ma ei osanud enne päris kindlasti. Ja. Ma mõtlen ka, et kui neid kõiki oskusi hakata nüüd siin lugema, et siis vaataja peab ka mingisuguse söögi kõrvale võtma ja siis läheb loendamiseks. Aga paar tükki välja tuua kindlasti on see, et kes ei ole nii palju gruppides teinud, see on see grupitööoskus ehk siis meeskonnatöö. Siis üks asi on ka näiteks see, et finantspoole pealt, et sa oskad üldse erinevaid dokumentidest aru saada, neid nagu lugeda, enda jaoks ka sõnastada. Ja siis ma arvan, et ma ei tea, kas see on nagu oskuseks saab nimetada, aga kindlasti sul on teistsugune selline maailmapilt. Et sa näed nagu, et ettevõtet sa ei näegi ainult, kui on selline üks OÜ või AS, aga sa saadki aru, kuidas see toimib seal, kes need inimesed tegelikult on, mida see igaüks seal, mida see juhataja teeb, mida see omanik teeb, mida see raamatupidaja teeb, nagu mida see finantsjuht teeb, et sa nagu lähedki sinna maatriksisse sisse, sa hakkad nägema nagu neid
neid kooslusi, et et tekib nagu niisugune tervik. ja et tekib lõpuks selline tervikpilt. Kui me nüüd võtame kuidagi kokku natukene seda vestlust, mis me siin teinud oleme, siis need inimesed, kes täna seisavad või istuvad selle lahtise brauseri akna taga, et kas siis peaks vajutama seda nuppu kandideeri või peaks veel mõtlema? Mina ütleks kindlasti, sest et isegi siis, kui on kahtlus, kas see on ikka minu, siis proovida peab ja tegelikult päev korraga kas või võtta ja tegelikult kõik see teadmised ja see pagas, mida me saame, see on seda väärt, et keegi teine sinu elus muutusi ei tee, kui sina ise ei tee. Täpselt nii ongi jah, et sa pead ise need hobuserakmed enda kätte võtma, et no kui küsimusele otse vastata, siis kui sa juba seda videot vaatad, siis ma arvan, et tule kindlasti, see on juba üks märk, aga jah, ja noh, nii võibki öelda. Ma ei lisaks midagi juurde. Et kui mõte on juba peas olemas, et siis tee see mõte teoks. Minu puhul ehtne näide, võib-olla on ka teisi, kes samastuvad, et ma ei valinud kohe õiget enda eriala enda elus, et ongi niimoodi tavaliselt, see on täitsa normaalne, et ärge üldse põdege, ärge stressake selle poole pealt, et sa kohe ei vali õiget eriala, et kui sa mõtled juba, kui sul see mõte on peas, et tule proovi, vaata. Kõige hullem on see, et kui sa ei tule ja nüüd sind jääb see nagu eluaeg piinama, et kas ma oleks ikka pidanud proovima, vaata. Igal juhul see tasub ära, et mina olen väga-väga rahul oma otsusega. 4 aastat oli võib-olla natuke keerulisemad, aga seal oli ikka palju rõõmu sees. Ja samad sõnad, mul oli ka peas see, et kas ma nüüd proovin ja proovi, et ma olin oma elus nagu sinna kohta jõudnud, et tegelikult ma tundsin, et see ettevõtlusteema on minule ja ma proovisin ja näed, siin ma olen nüüd kohe varsti 3. aastasse minemas. Kõik on hästi, nägu on naerul. Kohe lõpp paistab. Kohe varsti juba lõpp paistab. Ma ütlen teile suur aitäh, et vaatajatega neid mõtteid jagasite. Nagu te kuulsite, siis hirmud ei ole põhjendatud, et tulge ja leidke see oma tee, et te leiate siit kaaslased ja sõbrad kogu eluks ja hulga teadmisi ja avarama silmaringi. Kui sul on konkreetseid küsimusi õppekava või sisseastumise kohta, siis küsi neid meie AI assistendilt. Meie rääkisime siin täna sellisest suurest pildist, aga tema aitab siis sind konkreetsete vastuste leidmisel. Kohtumiseni kolledžis!